Tere, rõõm teid tervitada, kes on laivi jõudnud ja kes pärast järgi vaatavad siis samamoodi. Mina olen siis Marin, jagan mikroinvestorina ja rahatarkust oma kogemust ja eesmärgiks on just julgustada kõiki oma rahaasjadega tegelema. Ja tänane teema sobib siia nii hästi, sellepärast et üks suur põhjus, miks ei tegeleta, ongi hirmud. Ja kohe annan Sirlele endale sõna, aga ma kõigepealt näitan, et mina sain oma raamatu kätte, et nii tore, et torm edasi lükkas, ma sain raamatu vahepeale, sain lõpuni loetud. Ja see on põhisüüdlane, miks me täna siin oleme, et Sirle on kirjutanud hirmudest. Et tere Sirle, et alustuseks tutvusta ennast lühidalt ja siis räägime hirmudest. Jah, tere minu poolt ka ja aitäh, Marin, et siis tiheda graafikuga leidsid aja, et see meie kohtumine teha. Ja aitäh kõigile, kes on täna ka kuuldel, et mina olen Sirle Truuts ja olen siis koolitaja, mentor, ettevõtluskoolitaja, ettevõtlusmentor ja tänaseks hetkeks ma nimetan ka ennast raamatute autoriks, kuna ma olen 3 raamatut paberkandjal avaldanud ja mitmeid ka e-raamatuna. Ehk siis selline kirjutamiskirg ikkagi kogu aeg süveneb aga igapäevaselt siis olen ettevõtja juba 2008 aastast ja mina siis hakkasin ettevõtjaks majanduskriisi tingimustes, sest lihtsalt sellel hetkel ei olnudki hirmu võimalik tunda, sest oli vaja lihtsalt sissetulekuid suurendada. Ehk siis, kui ma kirjutasin seda raamatut ka, siis ma mõistsin seda ja mida tegelikult ka teadusartiklites ja psühholoogias öeldakse, et hirm võib olla ka väga positiivne, ta võib nagu saavutusmotiivina olla, sellepärast et kui sul on vaja tegelikkuses, kui sa stressiseisundis, sul ei ole võimalik hirme tunda, siis tegelikult on inimvõimetel sisuliselt piiramatu potentsiaal ja seega siis et alates 2008 aastast olen ettevõtja, vahepeal käisin ka palgatööl, olin keskastme juht, müügijuht täpsemalt, ehk siis ka müügi ja turunduse teemad hästi mind kõnetavad ja niisugused nagu selline see minu lugu ongi lühidalt. Aga võib-olla nüüd siit jätkaks sellest, et kuidas see raamat sündis? Raamat sündis tegelikult tänu minu klientidele, et ma olen väga tänulik oma klientidele, sest ütleme, või siis on isegi mõjutused koroonast, sellepärast, et kui algas koroona, siis ma ise ettevõtjana suutsin hästi kiiresti kuskil 6 kuuga kohandada oma ärimudeli ümber ja hakata e-koolitusi tegema. Ja sellel hetkel oli siis riigihanke projektis oli selline tingimus, et ei võinud e-koolitusi teha. See tähendas seda, et vabaturule jäi hästi palju ettevõtluskoolituse kliente, sest kõik olid ju kas kodus, oli koondatud, ehk siis see klientide hulk oli hästi suur. See tähendab seda, et ma koolitasin kuskil 1,5 aasta jooksul üle 100 inimese ja minu ettevõtluskoolituse üheks väärtuspakkumiseks oli siis individuaalne mentorlus, mida ma siis klientidele pakkusin. See tähendab seda, et 1,5 aasta jooksul hästi intensiivselt ma nõustasin sisuliselt üle 100 äriplaani ja tegin üks-ühele intervjuusid ja ma nägin seda, et alati ei piisa sellest, et on olemas raha, on olemas teadmised, kogemused, vahendid, kliendid isegi olemas, kes on ukse taga rahakotiga, et too oma toode või teenus siis turule. Ehk siis mingil põhjusel jäid need ärid siis tegemata ja kui ma tegin analüüsi siis oma klientide seas, et kes siis läbi aastate on siis ettevõtlusega alustanud, siis see oli kuskil 40%, mis on muidugi väga kõrge, sest nädalavahetusel tuli Statistikaameti siis rahvaloenduse tulemused välja, et eestlastest 6% on tegelikult ettevõtjad ainult. Ehk siis sisuliselt see 40% on päris kõrge, aga samas on ju ettevõtluskoolitusel osalejatel hästi soodne võimalus tegelikult raha kaasata,
aega ja kõik on ju. Ja siis ma jõudsin tegelikult küsimuseni, et äkki on psühholoogilised takistused ettevõtlusega tegelemisel. Ja hakkasin seda teemat uurima ja selguski, et tegelikult erinevad need teemad, mis ka raamatus on kirjas, uskumused, turvatunne, vajadused, motivatsioon, need tegelikult on seotud erinevate hirmudega. Ja sealt siis sündiski selline esimene struktuur. See oli kuskil kevadel. Ma panin tegelikult esimesed sellised mõtted kirja juba kevadel ja mõtlesin, et ma annan selle raamatule nagu võimaluse, et kas see teema hakkab ennast avama või ei hakka. Et ta päris mitmeid kuid ei avanud ennast, sest minu tähelepanu oli ka magistritöö kirjutamisel, aga siis ühel hetkel lihtsalt see info hakkas tulema minuni. Ja tänasel hetkel see saigi siis üle 144 lehekülge on see raamat lehekülge arv on 144 ehk siis jah, et ta niimoodi kujunes selliseks mõnusaks tervikuks, kus kohas siis enamus sellised teemad on sees ja ma tegelikult nimetan, ma ei tea, sina oled seda raamatut lugenud, et ma nimetan seda tegelikult isegi ettevõtja psühholoogia raamatuks, et ma isegi mõtlesin, et oleks võinud äkki selle nime panna, aga see tundus selline natuke laiali valguv, et psühholoogiat on palju rohkem kui ainult hirmud, aga jah, et on pigem selline ettevõtja psühholoogia raamat. Või mis sa arvad? Ja ma olen nõus, et loomulikult, aga kuna need hirmudel on nii suur osa, et siis see nagu pealkirja tegelikult päris hästi sobib. Aga võib-olla mõnes mõttes jah, et esimese hooga sa kõikide nende hirmude peale ise ei tule, mis seal nagu kajastust leiavad, et ma Instagramis tegin ka väikse küsitluse, näiteks küsisin selle hirme ebaõnnestumise ees, on ju, et kas sa oled tundnud, seda kõik enamus panid, on ju, suur hulk, on ju. Ja ka siis panin, et kas sa oled tundnud hirmu edu ees, vot siis väga vähestel tuli ja siis ma panin selle ka, et mis see veel üldse on, on ju. Siis me tavaliselt ei mõtle selle, mis mõttes, loomulikult ma tahaksin jõudsalt edukas olla, on ju. Et selles suhtes sealt raamatust tuleb nagu hästi palju selliseid tegelikult ikkagi natuke üllatusi või niisuguseid asju ka, mida me tavaliselt ei mõtle. Kui me siin ennem ka rääkisime, et raamatus siis minu see märksõna selle raamatu kohta oli tummine, et see tähendab, et on nii hästi sisutihe, et tegelikult ma ise tunnen, et ma võib-olla natuke kiirustasin selle lugemisega, et ma tahtsin ennem läbi saada, on ju. Et seal on nii palju infot, et hästi mõttega peaks lugema ja seal on palju ka harjutusi, võt see on ka, ma arvan, oluline selle juures, on ju. Et kui neid hakata läbi tegema, siis läheb päris kaua, ma arvan, aega selle raamatuga. Ja, sest kusjuures mul tuli just meelde, sest selle raamatu kirjutamisel ma tegin, et mitte minu arvamus ei oleks nagu domineeriv, seepärast, et ma arvan ühte, teised võivad teist arvata, ma tegin ka küsitluse, et ma küsisin tegelikult 134 inimest vastas ja seal olid siis erinevad takistused, et seal olid erinevad takistused, sealhulgas ka hirmud, et ma tahtsin näha, kas hirm üldse nagu, kas hirmud on teemaks või ei ole. Ja tuligi välja, et kõige enam takistustes tegelikult mõjutavad just hirmud. Nii et 134 inimest, minu arust on 58%, kes ütles, et erinevad hirmud on pealmiseks takistuseks. Ja siis ma küsisin erinevaid hirme seal, et mul oli isegi rohkem, kui raamatusse jõudis neid. Ja hirm edu ees oli sisuliselt kas 16 või 13% vastas seda. Aga tegelikult on hirm edu ees on nagu vastas hirm ebaõnnestumises, et need on tegelikult kaks nagu eripoolust või ühel pool on ebaõnnestumine, teisel on edu, et nad tegelikult on ühes sellises grupis. Aga jah, et tavaliselt on see, et mis see edu, et edu on ju hea, aga tegelikult kardetakse nagu selle eduga kaasnevat ja selle kohta on tegelikult tehtud ka uuringuid, et ja naistel ja meestel on see tegelikult erinev, et aga hirm on mõlemal, aga jah, et see erinev on natukene see sisu. Ma vahepeal ütlen, et küsige julgelt küsimusi ka, et praegu on hea võimalus, et kui tekib siin küsimusi. Mulle seostus ka kohe see hirm edu ja siis mul tuli meelde küll, et tegelikult käies ka näiteks nendel ettevõtluskoolitustel, sealhulgas sinu koolitusel kunagi, ma mäletan, minu meelest oli küll alati on keegi, kes ütleb, et aga äkki mul tuleb nii palju tellimusi, ma ei jõua täita, äkki mul tuleb nii palju kliente nüüd üle öö, on ju. Ja siis ma mõtlesin, alati nagu mõtled, et oi, huvitav nagu probleem inimesel, on ju, et
loomulikult sul võib tekkida, et mis ma siis teen, on ju, korraga, on ju. Ja noh, tasuks ka mõelda sellele, aga et see võib nii suur hirm olla, et inimene ei hakkagi tegutsema, et see on päris huvitav mõelda niimoodi, on ju, et äkki mul läheb nii hästi, on ju, sest et tavaliselt me ju loodame, et võiks nüüd minna hästi, on ju. Ja seda on mul just, kes on mentorlusse jõudnud, et nemad ka näiteks ei julge kodulehte avaldada, sellepärast et äkki hommikul on nii palju tellimusi, et ei jõua ära täita. Noh, me mõlemad oleme ja võib-olla teised ka siin turundust oma ettevõttele teinud, et noh, see päris ikkagi niimoodi ei ole, et sa pead ikka väga palju vaeva nägema, et sind esiteks üles leitakse ja teiseks, et panna see inimene ka ostma. Sest tegelikult on ju digiturunduse konversioonid on seal 1,5–2%, kui on väga hästi sihitud, siis ta võib olla kõrgem, et noh, et seega jah, et see hirm selles mõttes edu ees on sageli ikkagi seotud sellise noh, kas uskumustega, eneseväärtustamisega, aga jah, et kui viidata nagu teadusuuringutele, siis öeldakse niimoodi, et näiteks naiste hirmud on seotud nende rolli ootustega, ehk siis näiteks, et ma naisena, kui ma olen edukas, et siis ma ei ole piisavalt naiselik või ma olen rongaema või siis niisugune, et ma ei ole atraktiivne või ma kuidagi ei täida seda ühiskondlikku ootust piisavalt, on ju. Ehk siis see on ja meeste puhul on see, et meestel on hästi suur surve siis tegelikult võtta rohkem vastutust pere ees, võtta kohustusi, suuremaid laene, teha rohkem tööd, et kui ta on edukas, et siis ta peab kuidagi võtma nagu rohkem seda vastutust, mis siis tähendab seda, et tal jääb vähem aega iseendale, perele, ehk siis jah, et need hirmud on tegelikult väga aktuaalsed, sest mina olen tegelikult naisena kogenud seda hirmu edu ees ja ma olen selle mitte seda teadvustades müünud maha oma kinnisvarasid, aktsiaportfell, et noh, et äkki, sest noh, reaalsuses jah, et ma tegelikult kartsin seda, et ma tegelikult kuidagi ei ole aktsepteeritud naisena ühiskonnas. Mul tekkis siin kohe paralleel selle investeerimisega, et mina olen ka tähele pannud ja siin on nagu need soovootused nii erinevad, et meestel on tegelikult mõnes mõttes palju raskem, nendel on nii suured ootused, nemad peavad kohe nii edukad olema ju, sündinud investorid on ju. Ja siis naistel on umbes nii, et naised, mis nemad seal investeeringutega, et võivad rahulikult siin katsetada oma väikeste summadega, et nagu mehed peavad nii tohutult lennukad siis olema, nagu justkui oleks selline ootus ühiskonnal, et no tegelikult ei ole ju niimoodi, aga lihtsalt see on nii, raskemaks tegelikult ju muudab, on ju, aga Triin küsis, et tuleme siis selle juurde tagasi, et mis need hirmud siis on. Me oleme rääkinud juba natukene hirmust edu ees, on ju, mainisin ka selle ebaõnnestumise ees. Aga mis hirmud sul sinna raamatusse said? Ma võtangi siin spikri ette, et raamatusse said 6 sellist pealmist hirmu või siis 7, kui ma võtan nagu edu ees hirmu eraldi, siis hirm ebaõnnestumise ees, hirm edu ees, hirm ebapiisavuse ees, siis hirm tagasilükkamise ees, siis hirm millestki ilma jääda, mis on investeerimise hästi aktuaalne, siis hirm muutuste ja vastutuse ees ja hirm läbipõlemise ees. Ehk siis need on sellised tuumik hirmud. Ma uuringus ka küsisin näiteks hirmu turunduse müügi ees, siis mis mul veel oli, näiteks nähtavuse ees, aga siis, kui ma hakkasin seda raamatut nagu kokku kirjutama, siis tegelikult nad lähevad sinna kas siis tagasilükkamise ees, näiteks nähtavuse ees või siis on tõesti see ilmajäämise ees hirm, et ehk siis jah, et nad läksid sinna kokku, aga jah, et niimoodi suures pildis tuli 6 sellist suurt hirmu, millest siis ka teadusartiklites räägitakse, sest jah, et see raamat toetub ka teadusartiklitele, ehk siis iga teema puhul ma püüdsin leida seose, et ka eksperdid on seda käsitlenud, et jah, et mitte toetuda ainult enda arvamusele. Minu arvamus, klientide kogemuslood, enda kogemuslood ja see raamistik on ikkagi nii küsitlusel kui ka siis teadusartiklitel.
Ja mina jõudsin nagu investeerimise hirmude juurde ka hästi varakult tegelikult, sest et hakkas tulema igal pool, miks ei tegutseta, tegelikult on hirmud. Et kes ütleb, ongi, et ebapiisav, ma ei tea, ma ei oska, hirm eksida, kaotan raha, kõik hakkavad sealt jooksma, et need on kõik hirmudega seotud juba ja esimesed sammud jäävad sellepärast tegemata või siis teised või siis ongi, et edu ees näiteks ei julge liiga edukas olla, on ju. Et need on, kohe tulevad nagu teemasse tegelikult sisse. Tegelikult kui tulla niimoodi ABC juurde, siis hirm tegelikult ei ole ju midagi halba. Hirm on inimese loomulik reaktsioon tundmatus olukorras ja see tegelikult ütleb ka investeerimise puhul seda, et kui inimene tunneb hirmu, siis see on see, et mitte siis hanguda, et mitte teha või siis näiteks ka ettevõtluses, et ma kardan ja ma seega ei tee midagi, ma pistan pea liiva alla ja olen selles halvas tundes, et ma olen ebapiisav, ma ei oska, põlen nagu selles, on ju. Aga tegelikult see hirmu definitsioon ütleb, et sa tunned seda tundmatus olukorras. Mõnes mõttes keha või inimene nagu kaitseb ennast automaatselt, on ju, selle hirmu puhul, mis siis tähendab seda, et on vaja tegelikult selle mitte seisma jääda, vaid vastupidi, on vaja rohkem tegutseda, et on vaja seda eduelamust saada, enesekindlus läbi selle nagu tõsta, on ja läbi selle tegelikult nii-öelda kirjutada üle oma uskumusi, ehk siis tegelikult just tuleb hirmust sõltumata tuleb hakata tegutsema. Ja minul seostub ka see sellega, et ja miks ma nagu näiteks ka hästi, miks ma olen mikroinvestor üldse või miks ma nagu hästi propageerin just, et alusta väikeste summadega, sest väiksed summad, väiksed hirmud, on ju, et muidugi, kui ma hakkan kohe tuhandetega, ongi väga hirmus ja tegelikult liiga riskantne ka ju, on ju, et miks sa pead kohe, et hakka väikeste sammudega ja need väikesed eduelamused, ma ka neid alati väga rõhutan ja miks ka, et pange kirja neid endale, sa ei märka muidu. Ja näiteks tähistada, et esimesed, ma ei tea, dividendid laekuvad, need on tavaliselt mingid sendid, aga et need on ju tegelikult, kui sa lased enda rõõmu tunda, nii suur rõõm on sellest, oi, see toimibki, ma sain midagi umbes tehtud, on ju, näed, ei olegi mingi pettus ja näed, tuleb raha iseenesest ja küll need siis kasvama hakkavad, et hästi tore, kui inimesed jagavad seda, märkavad seda. Ja kui sa arvutad kokku, sa ei pea iga päev ei tee kokkuvõtteid, on ju, aga kas või aasta kokkuvõtte või siis see on natuke pikka aega, et igakuiselt näiteks, kui sa arvutad kokku, siis need väikesed summad tulevad ka kokku suured, et hästi tihti alahinnatakse ka seda, on ju, et mis need väiksed summad, ma parem ei hakkagi, et eks seal taga on ikkagi ka tegelikult see, et ei, tegelikult kardan või et mis ma siin hakkan, need väiksed summad, et mul tekkisid nagu need seosed praegu. Aga ma vaatasin, et Riin küsis seda, et kas küsitluses sa ka eristasid sugu, et sealt joonistus ka välja, et naiste ja meeste hirmud erinevad? Enamus vastajatest olid naised, sest ma jagasin naisinvestorite grupis seda ja ka minu jälgijatest on, mul on ka väga palju meestest jälgijaid, aga küsitlusel ikkagi enamus vastajaid olid naised ja seega ma ei hakanud eristama seal, sellepärast et see valim oli liiga väike. Ja seetõttu ma püüdsingi leida natukene võib-olla seoseid teadusartiklites, et kuidas siis mehed või naised erinevalt. Ja siinkohal ma toongi nagu näite tänasest päevast, kuidas meeste ja naiste rollide erinevus või kuidas mehed ja naised on erinevad. Ma kirjutasin täna ühe arvamusloo tulenevalt inspireeritult siis nädalavahetuse Statistikaameti statistikast, et ettevõtjaid on üldse Eesti siis tööealisest elanikkonnast 6%, kellest siis kui võtta ettevõtjaid kokku, siis 6% on mehed ja 3% naised, ehk siis naisi on tegelikult poole vähem. Ja ma hakkasin täna ka siis lugema või tähendab juba nädalavahetuse teadusartiklid, et mis seal nagu probleem on, on ju. Ja ma ei tea, millises väljaandes see artikkel avaldub, sest ma pakun seda nüüd erinevatesse väljaannetesse, aga siin ma ütlen, et mida ma siis leidsin ühest hästi huvitavast teadusartiklist, leidsin, et miks siis naised ei saavuta ettevõtluses sellist edu. Ehk siis tavaliselt on sellised tüüpilised, mida on ka öeldud, et naistel on peres suurem roll, neil on vähem aega,
ja nii edasi, on ju. Samas jällegi mina ütlen vastupidiselt, et teinekord, kui mul on ettevõtluskoolitusel naised väikeste lastega, siis nad suudavad teha rohkem kui need, kellel on terve päev läbi aega. Ehk siis ma päris ei ole sellega nõus, ma olen nõus sellega, et aega ei ole, sest mul on väike kutsikas kodus ja ütleme, et minu töö efektiivsus on täiesti pea peale keeratud. Aga jah, et seda enam ma pean pingutama, aga tulles nüüd selle pointini, on see, et ühes teadusartiklis siis oli viidatud uuringutele, kus kohas öeldi niimoodi, et miks siis naised on ebaedukamad ettevõtluses, on see, et naised ei sea siis ärilisi eesmärke, mõõdetavaid ärilisi eesmärke. See tähendab seda, et kui mees alustab ettevõtlusega, siis tema pealmiseks eesmärgiks on sissetuleku loomine. Ehk siis, nagu me enne rääkisime, et meeste suhtes on ootused sellised, et nad peavad nagu rahalist edu saavutama. Naiste puhul on ettevõtluses sageli siis pigem selline intellektuaalne selline eneseteostus, selline mõnus elustiil, rahulik kulgemine, ehk siis nad on sellised pigem pehmemad eesmärgid. Ehk siis mehel on selge, et ta hakkab ettevõtjaks, tal on vaja sissetulek, ta võtab riski, ta tahab kontrollida, naiste puhul seda ei ole. Ja tegelikkuses, kui me räägime ettevõtluses eesmärgistamist ja kui ma vaatan oma mentorluses, siis kliente, siis pealmiseks probleemiks sageli on see, et ei ole eesmärki, numbrilist eesmärki ja ma arvan, et see on ka investeerimises tegelikult, et kui sa investeerid, siis sa ei saa lihtsalt huupi panna, sellepärast, et sul on vaja nagu mõõdetavat eesmärki. Ja tegelikult, kui me räägime hirmudest, siis eesmärkide mitte seadmine on ka seotud ebaõnnestumise hirmuga, sest kui ma sean selle eesmärgi ja ma ebaõnnestun, siis ma tegelikkuses tunnen, et ma seal aktiveerub teine siis hirm, on ebapiisavuse hirm. See tähendab seda, et ebapiisavuse hirm on seotud kriitikaga, et me oleme väga enesekriitilised ja see tuleneb muidugi, nagu ma raamatus kirjutan, ka Erik Erikson on teinud 8-astmelise siis inimese arenguteooria, mille järgi siis selline ebapiisavustunne areneb inimesel välja 6. kuni 13. eluaastal, kus kohas tal on just vaja niisugust eduelamust, aga tegelikult, kui seal hakkab domineerima kriitika, siis tegelikult kasvab ebapiisavuse tunne. Ja mina näen ka, ja olen ise ka kogenud, et see mitte isegi ei ole probleem nagu, et teiste kriitika, aga see enesekriitika on metsik, et mis ma nende väikeste summadega alustan, mis minu, ma ei oska ju midagi, niisugused, või siis mul ei ole niisugust piisavalt head äriideed või et jah, et mis sendid on ja et see ei ole ju mingi investeerimine, et seal hakkavad nagu sellised ka piiravad uskumused pihta, mis on tegelikult ka seotud siis ju hirmudega tegelikult. Ja mul tuli kohe siin tekkis seos sellega hirm eksida, et ega me ei või ju eksida, see on seesama, et oi, ma sean eesmärgi, mõtle, kui ma ei saavuta. Et nagu see oleks nii paindumatu, et midagi ei tohi nagu muutuda või kuidagi, et ja siis pannakse pigem siis väiksem eesmärk, et siis ma saan vähemalt seda ületada. Et tegelikkuses, kui sul on eesmärk, mis on just piisav nagu selles mõttes, et ta paneb sind pingutama, aga ta ei ole liiga suur, siis tegelikult see paneb sind tegutsema ja siis sa saad tegelikult isegi parema tulemuse tavaliselt, et miks on nii tähtis nagu eesmärke seada ja ka teada, mis on sinu miks, et see kindlasti ka siit nagu käib ju läbi, et see ainult rahaline eesmärk sind investeerimisel, selles mõttes ei aita, et sa ei taha ju raha nagu raha pärast, tahad mingil põhjusel seda raha saada. Et ettevõtluses tegelikult on ju ka sarnane see, et isegi kui sa tahad, et teen endale töökoha, tahan sissetulekut saada, siis sul on elamiseks ju seda raha vaja, mitte nagu raha enda pärast. Jah, see miks on seotud ju motivatsiooniga, ehk siis on sisemine väline motivatsioon, et sisemine ongi seotud nagu selle hea tundega ja sellise
sellise rõõmuga sellest loomisest on ja väline ongi seotud sissetulekuga, aga kui ma mõtlen just nendele eesmärkidele, et naiste ja meeste erinevus, siis tegelikult ongi see, et kui ma mõtlen ka ise, kui ma 2008 aastal olin sunnitud ettevõtjaks hakkama, siis see hirm tegelikult mõnes mõttes ei olnud takistus, vaid ta oligi see saavutusmotiiv, mis on tegelikult ebaõnnestumise hirmu nagu sees on ja sellepärast, ja ma arvan, et ka meestel on see, et mõnes mõttes on ju ka see uskumus, mehed ju ei tohi karta, on ja, siis ongi tegelikult, et see hirm hakkab mõnes mõttes teistpidi tööle, et ta tegelikult paneb saavutama, ta paneb reaalselt eesmärke siis seadma ja neid ka täide viima, sellepärast, et kui on nagu määrased eesmärgid ja nende eduskoolitustel osalejatel ma olen alati siis palunud täita esimese ankeedi, kus kohas on see, et miks nad hakkavad ettevõtjaks, on ja. Ja siis on ka sellised ebamäärased, ma tahaks sobivat elustiili, vabadust, on ja, töötada inimestega, kes mulle meeldib ja need on ka väga olulised ja need on need mõnes mõttes miks, aga selleks, et selle miksini võib-olla jõuda või seda miks elustiili elada, selleks on vaja reaalselt iga päev eesmärke seada, sõnastada ja just nagu neid pisikesi lühiajalisi, sellepärast, et sealt ju tekibki see eduelamus. Ehk siis ma saan kogu aeg läbi selle eduelamuse tegeleda oma hirmudega ja tegelikult nagu muuta ka oma uskumusi, et kui ma ikkagi saavutan selle, siis ju mis asja, et kui ma olen 10 aastat mõelnud, et ma ei saavuta, siis ma saavutan, et ma saan niisuguse dopamiini laksu sealt, et ma hakkangi mõtlema teistpidi, on ju. Ja vähemalt hakkad vähehaaval siis uskuma, et on võimalik, on ju, et see, ja võib-olla tagasi tulla selle ebapiisavuse juurde, et mis õudselt takistab, on ju, nii ettevõtsus kui investeerimisel, et aga ma pean veel õppima, ja ma pean veel lugema, et raamatuid saab lõputult lugeda, koolitusi saab ka lõputult läbida. Need on head asjad, mida tasub alati jooksvalt ka teha, aga kõrval tasuks nagu toimetama ka hakata, ja võib-olla ka see, et ikkagi jälle sarnane investeerimisel ettevõtluses, et sa ei pea nagu kohe teadma, et nii on. Et sa saad muuta seda, mida sa teed, nii ettevõtluses kui ka tegelikult investeeringutes, et näiteks avastad, et see varaklass mind ei huvita, see mulle ei sobi, siis proovin teist või et kõigepealt proovin seda, sobib, aga vaataks midagi muud ka kõrvale. Et me nagu, mulle nagu kõrva on nii, torkab silma see, kuidas jäädakse sellesse kinni, et nii on ja nüüd ma nagu seda muuta ei saaks. Ja et ma olen ebapiisav ja ma õpin ja siis üks hetk tuleb selline ideaalne hetk, kui ma selle nüüd hakkan tegema, et ei tule sellist hetke, et nüüd tunned, et nüüd ma tean, nüüd ma olen valmis, on ju, et nüüd ma võin hakata toimetama. Aga see oli sul väga ja mis sa oled tegelikult paar korda maininud, mis on väga oluline ka mõelda ongi, et me ei pea hirme ka ju kartma, on ju, ja need panevad meid ka tegutsema. Et siis ongi 2 varianti, kas paneb tegutsema sind või siis halvab, sa ei tee mitte midagi, on ju, siis on natuke liiga suur see hirm, on ju. Et aga kuidas siis toime tulla hirmudega, sellesse tegelikult ju ka kirjutad. Ja, sest hirm lahustub ainult läbi tegevuse, et see on selline hea mantra, mida peaks tegelikult iga inimene endaga kaasa võtma, ehk siis jah, et hirm lahustub läbi tegevuse. See tähendab seda, et on vaja lihtsalt teha nagu esimene samm. Mõnes mõttes võib see olla niisugune natuke ära leierdatud, jälle räägitakse nendest esimestest sammudest, on ja, aga tegelikult on seal tõsi. Ja iga hirmu puhul on need tegevused võib-olla natukene erinevad, aga üldiselt on ikkagi see foon on nagu sarnane, et on vaja tegelikult tuvastada, milles see probleem on. Ehk siis esiteks tuleb tunnistada, et tegu on, et ma kardan ja nagu raamatust ka ju selgus, et hirm on tegelikult nagu mask, et selle maski taga on ju midagi muud, ehk siis näiteks ebaõnnestumise hirm on seotud turvatundega, turvatunde puudumisega või siis negatiivse perfektsionismiga või siis näiteks maine või usaldusväärsuse kaotusega, on ja. Või siis, et see tähendab seda, et nende puhul siis tuleks teha seda, et kui ongi turvatunde kaotus, et kui ma näiteks ebaõnnestun, et siis ma kaotan, ma ei tea, kodu või ma ei saa endale toitu osta või, et siis tuleb esmases järjekorras aktsepteerida et ma kardan ebaõnnestuda, minu jaoks on hästi oluline turvatunne, see tähendab seda, et mul on vaja tegelikult meelerahufondi.
et ennem kui ma hakkan investeerima või ettevõtlusega tegelema, siis ma tegelikult tegelen sellega, et ma hakkan võib-olla säästma, võtan lisatöö või midagi sellist, et see ongi aus selline enese või endale siis ütlemine, et jah, et see probleem on seal. Maine usaldusväärsuse puhul on see, et seal on hirmul ikkagi väga suured silmad, et inimene tegelikult kardab palju rohkem, mida temast arvatakse, kui see tegelikult, mida arvatakse. See tähendab seda, et võib-olla alguses ongi vaja alustada näiteks kas investeerimisega siis niimoodi, et võib-olla oledki, ma ei tea, kapi investor, et ei tulegi kapist välja, et ei ole ju vaja kõigile öelda, et sa teed seda. Või siis on see, et kus kohas siis et kas sa siis teatud osa siis jagad, näiteks. Või siis on see, et kui maine usaldusväärsuse probleem on ikkagi ja on vaja ikkagi jagada näiteks kas või pereringis, et sageli ma ju ka koolitustel näen, et sellist ikkagi kõige suuremad kriitikud on pereringis, inimesed, et siis võib-olla tuleks siis tegeleda sellega, et enda selle oma lähiringkonnas tegelikult inimeste, et kellega ja kui palju sa suhtled, et ma ei taha siin öelda, et ma ei tea, peaks lahku minema või mis iganes, aga jah, et teinekord on ka see, et mul on olnud koolitustel inimesi, eelkõige naisi, kes tegelikult on mentorluses nutnud, sest lihtsalt mees ütleb, et ma ei tea, et millal sa päris tööle lähed või et kaua sa siin eneseteostusega tegeled või et sina ei ole küll piisav ettevõtjaks hakata. Ehk siis paraku sellist verbaalset vägivalda on. Näiteks negatiivne perfektsionism on jällegi selline, et kus kohas siis lükatakse edasi, et ongi see, nagu sa ütlesid, et ma ei ole veel piisavalt tegelikult valmis ja ma ei ole piisavalt tark ja see tähendab seda, et seda seostatakse isegi natuke neurootilisusega, et ma olen hästi selline pabinas või et pabistan üle, samas, mida ma raamatus ka soovitan ühe harjutuse teha näiteks edu ees, mida ma ise nüüd kohe teen ka ise harjutusena, on see, et luua iseendast kui eduka inimese kuvandi või persoona. Tavaliselt me teame persoonat turunduses, et me teeme oma kliendi persoona, aga tegelikult võiks teha iseenda kui eduka inimese persoona kaardi ja panna endale desktopile. Ja kui sa ikkagi iga päev, ütleme, me oleme arvutis võib-olla 6-8 tundi, kui sa iga päev seda näed, küll sa hakkad uskuma, et ja võib-olla see on ka niisugune eneseanalüüs või et mis meil siis tuleb hästi välja, et keskendu sellele või et kui sa ei ole mingi asjaga rahul, muidugi sa võid edasi seda arendada, aga et ära jää sellesse kinni, et meil on hästi tihti ikkagi see, me peaksime olema perfektsed ja ma ei tea, valmis või kuidagi niimoodi. Ja, sest öeldakse tegelikult ka ettevõtluses seda, et keskendu sellele, mis on sinu tugevused ja tegelikult tegele nõrkustega niimoodi, et see aitab sul tulemusteni jõuda. Mõne jaoks on tõesti see, et ongi, läheb koolitusele, proovib ise ja teise jaoks on teenust sisse osta näiteks, et mina ütlen, et tegelikult inimene on selles mõttes huvitav, et ta õpib kogu elu ikkagi. Mina näiteks selle raamatu kirjutamisel õppisin ära, kuidas küljendada raamatut, et väga põnev protsess oli ja tulemusega ma olen väga rahul, et muidugi läks mitu korda pange nii-öelda ja trükikoda ja mu kujundaja kõik päästsid ära selle raamatu, aga jah, et abi tuli ka, et minul näiteks selle raamatu kirjutamisel ongi hästi suur õppetund abi vastu võtta, sest ma olen hästi üksik tegija, et ma püüan kõike ise teha, aga jah, et teinekord tasub inimestega suhelda tegelikult, mis on ka hirmude puhul, mis naisinvestorid, näiteks kogukond on hästi tänuväärne, et kus kohas saadki tegelikult suhelda nende inimesed, kes mõtlevad samamoodi, et nad ei arva, et sa oled kuidagi napakas, et sa nüüd 10 euro kaupa investeerid. Siinkohal tuleb mulle näiteks näitena, ma olen ise ka naisinvestor
Aga kunagi siis, kui ma 2008 hakkasin ettevõtlusega ja mul olid hästi suured laenukohustused ja tööd ei olnud, et siis ma hakkasin oma krediitkaarti tagasi maksma. Noh, tänasel hetkel eurodes on see 1 euro kaupa. See oli siis kuskil 1500 eurot vist oli see, jah, kaart on ja. Ja ma hakkasin 1 euro kaupa iga nädal tagasi maksma ja seal on niimoodi, et ja ma tegin ise selle füüsilise ülekande, mitte ma ei teinud nagu automaatmaksekorraldust, aga ma tegin ise selle ülekande. See oli küll hästi naljakas, et noh, et panna nagu 1 euro kaupa, noh siis oli vist 15 krooni on ja panin iga nädal. Ja ühel hetkel tegelikkuses hakkasid need võimalused tekkima, et see kaart saigi mul kinni pandud umbes vist aastaga, et kui võtta nagu loogiline arvutus, et siis tegelikult oleks pidanud minema mitmeid aastaid rohkem, aga lihtsalt see tegevus, hästi rutiinne tegevus tegelikult viis selle tulemuseni palju kiiremini. Ja ma tahtsin selle naisinvestorite klubiga seoses võib-olla seda ka veel öelda, et mulle tundub, et see, mis seal nagu on abiks ka, on see, et ikkagi seal ei ole rumalaid küsimusi. Et tihti ütleme, et rumalaid küsimusi ei ole, aga inimesed tihti ei usu nagu sellesse või ikkagi ei julge küsida. No mismoodi ma küsin ja ma olen nüüd nii rumal ja küsin, ja et siis minu meelest vähemalt seal Facebooki grupis ei tulda sulle kohe ei lennata peale, et teistes gruppides ma ikkagi olen näinud, et ise ka ei tahaks küsida, et kohe tullakse, et miks sa siis ei hakka lugema ja hari ennast kõigepealt ja umbes, mis sa tule siia küsima. Et noh, tegelikult alustajana ja üldse rumalaid küsimusi ei ole, kus sa siis teada saad. Et mulle seostus see natuke sellega ka, et sa ütlesid, et õppisid abi vastu võtma, aga mis meile ka väga raskelt tuleb, on ju abi küsimine. Et see on jälle see, et mis ma ise siis ei oska vaata, et sa ei peagi kõike nagu ise oskama nii ettevõtluses kui investeerimisel on ju, et mitte keegi ei tea mitte kunagi kõike ja mida me veel võib-olla praegu vaatame väga näiteks sotsiaalmeedia muidugi võimendab seda, aga need teised kõik on ju nii edukad ja nii aga nemad alustasid ka kuskilt, on ju, et nemad tegid ka esimese sammu kõigepealt, on ju, ma ei tea, Krisi Saare alustas ka 10 euroga, on ju. Üldse ei ole ju varjanud seda, on palju sellest rääkinud, et ega ei ole niimoodi, et kõik teised olid rikkad ja kohe sündides juba investorid, on ju. Ja me seda nagu hästi tihti minu meelest nagu unustame ära. Aga võib-olla üks asi veel, et mida mina olen tähele pannud, mis aitab hirmudega on just see, mis ma ütlen ka investeerimisel, et mis on siis kõige hullem, mis võib juhtuda? Kui ma alustan 10 euroga, me võime ka 1 eurost alustada, on ju. See oli väga hea näide sul, kuidas saaksid tagasi maksma, on ju. Mõni mõtleb, mis ma siis hakkan, ma pigem ei maksa, mis ma sellest 1 eurost hakkan, on ju. Aga näe, sealt hakkab asi veerema, on ju. Samamoodi investeerimisel, kui inimene ütleb, et mul ei ole raha investeerida, siis ma küsin, aga sul 10 eurot ei ole või ütleme 1 eurot, on ju. Aga no ja selle ikka leiaks, on ju. Aga no see on nii mõtetu umbes, on ju. Aga mis siis võib juhtuda? Panen oma 10 eurot ära, kõige hullem, mis võib juhtuda, kaotad selle. Aga kas see nagu muudab su elu, et võib-olla üks asi on, et oligi, et vaata ära siis teistele räägi, et ma panin, on ju, muidu võib tõesti olla need inimesed, mis asju, millega sa nüüd tegeled, on ju, et kes ise ei tea, mis see on, siis nagu isegi ei pruugi olla pahatahtlikud need inimesed, aga kui ta ei tea, mis investeerimine, see on ju mingi pettus, kus sa nüüd panid oma raha, on ju. Siis jätabki sulle mulje, sa oled täitsa rumal, on ju. Aga teine asi muidugi, mida me kardame, on see, isegi kui ma teistele räägin, mina ise tean ju. Või seda kardame ka, et kuidas ma siis vaatan peeglisse, Marin, sa kaotsid oma 10 eurot. Aga siis mõtlegi, mis siis juhtub, on ju. Kas oma sõbrale ütleksid ka, et miks sa nüüd selle 10 euroga riskisid? Et sa tõid nagu ennem ka nii hästi välja selle, et me oleme endaga nii karmid, on ju. Minu meelest üks õudselt hea soovitus ongi, mõtle, kas oma sõbraga räägiksid ka niimoodi ja suhtleksid või suhtuksid niimoodi, mis sa nüüd rumal tegid, on ju. Et me oleme endaga ikka jube karmid nagu selles osas. Ma vaatan, Triin küsis veel ühe küsimuse vahepeal. Aitäh, Triin. Teised võivad ka küsida, Triin võib ka jätkata muidugi. Triin ütles, et lühiajalised eesmärgid said mainitud, aga kas on veel praktilisi meetodeid, kuidas enda hirmudega hakkama saada? Me päris palju tegelikult juba mainisime, aga kas sul tuleb midagi head veel? See raamatus on muidugi väga palju harjutusi, et sealt leiab endale sobivaid. Iga hirmu kohta oli päris mitu harjutust, ei olnud niimoodi, et üks harjutus on. Ja üldiselt on niimoodi, et hea on siis näiteks uskumuste puhul tuleks siis aru saada, et mis need uskumused on ja seal on jällegi see, et me ise sageli ei märka neid ja seal on vaja tegelikult seda usaldusväärset inimest või siis näiteks üks võimalus on see, et näiteks, et kui on selline usaldusväärne inimene ja öelda talle, et peegelda mulle vastu, et kui sulle tundub, et mul on näiteks piiravad usku, et kui ma nagu mõnes mõttes räägin endale vastu, on ju. Kõige parem on muidugi see, et kui on usaldusväärne suhe näiteks elukaaslasega
et siis öeldagi, et tead, teeme niisuguse asja, et sa, noh, kui sa märkad, et ma ütlen nagu piiravaid uskumusi, et need on tegelikult seotud ju tagasilükkamise hirmuga, et me tegelikult hakkame looma endale neid uskumusi, et noh, et miks me ei saa midagi teha, sest me kardame tegelikult tagasilükkamist, on ju. Ja, ja siis tegelikult on hea, et kui see inimene siis märkab, peegeldab vastu, muidugi seal siis tuleb teha endaga kokkulepe, et ma ei hakka nagu tagasi, ei, mis asja, ma niimoodi ei öelnud, et siis ka ise olla valmis tegelikult, sest tegelikult selle uskumuste puhul on ju, võib kohe, et kui me hakkame seda tagasisidet saama ja me ei ole selleks valmis, siis hakkab see ebapiisavuse hirm, on ju, seal on ju see kriitik, see on kohe kohal, ehk siis kohe realiseerub see, et jah, et ma tahan küll selle uskumusega tegeleda, aga tegelikult ma ise ei ole nagu valmis selleks, et ma tunnen, et ta ütleb mulle niimoodi, et ma ei ole nagu, ma olen nagu ebapiisav, on ju. Üks võimalus on see. Teine võimalus, mida saab nagu ise teha, on see, et näiteks võtta üks teema, näiteks investeerimine, et just, et miks, on ju, või siis näiteks, et miks minust ei, võib-olla natuke niimoodi, et miks ma ei ole hakanud investeerima või mis on need takistused ja tegelikult teha sellist kirjutamise harjutust, ehk siis kirjutada niimoodi, et isegi mitte analüüsida, mida sa kirjutad, et see kirjutamise harjutus niimoodi, et sa võtad nagu paberilehe ja hakkad lihtsalt kirjutama endast välja nagu kõike seda, mis su see mõttes on ja seal võibki tekkida niimoodi, issand, ma ei tea midagi, ma ei oska midagi siia kirjutada, täitsa nõme harjutust on ja siis jälle hakkab tulema ja seda võiks teha niimoodi, täitsa niimoodi kirjutada välja ja vahepeal hakkab see ju monkey mind nagu tööle, siis sa lähed umbes, et vaata, et õues on niisugune kasepuud lähevad lehte, praegu küll ei lähe, aga lund sajab, et paned selle ka sinna kirja ja siis tuled uuesti selle teema juurde tagasi, et jah, et miks ma siis ei ole nagu alustanud või. Ja tegelikult, kui sa teed seda niimoodi mitu lehekülge järjest, siis ühel hetkel sa tunnedki, et okei, et nüüd ma olen välja endast kirjutanud ja siis hakkad alla joonima neid magusaid, nii-öelda magusaid või hapukaid kohti, on ju, et kus kohas on siis need piiravad uskumused. Sellepärast, et kui sa automaatselt niimoodi kirjutad, siis sa ei analüüsi tegelikult ja hea ongi, sa ei analüüsi, sa lihtsalt kirjutad välja, mida sa mõtled ja see ongi see sinu enesekriitik või sinu sisemine kriitik hakkab ju tegelikult lustima nii-öelda, et tal on ju võimalus oma arvamust avaldada niimoodi kohe, on ju. Ja siis niimoodi on ka võimalik tegelikult aru saada, et millised need piiravad uskumused on, on ju. Ja siis tuleb tegelikult hakata teadlikult nendega tegelema, see tähendab, et seal on, teinekord jällegi öeldakse, et see on niisugune voodoo või et panedki endale, ma ei tea, desktopile, töökoha juurde, sellised toetavad uskumused, on ju. Ja siis muidugi tegutsed ka selle nimel, on ju. Et kui mul on selline uskumus, et ma teen, ma naudin igat oma tegevust või ma iga päev on uus võimalus ja näiteks õhtul teed sinna peale harjutuse, kus kohas panedki tööle, iga päev on uus võimalus, on ju. Ja siis õhtul lõpetades oma päeva, siis teed sellise harjutuse, et vähemalt mingi 1-3 võimalust, mida sa märkasid või mida sa võtsid kaasa või mida sa proovisid nagu kuidagi kas või näiteks ei pea olema see, et sa kohe, ma ei tea, lood mingit äriimpeeriumit, et ärivõimalust, aga võimaluse märkamine on ka see, et ma loen näiteks mingit artiklit, et ma ei lähe Facebooki scrollima, vaid see võimalus on see, et ma loen mingit artiklit või ma kuulan mingit podcasti, aga see on see, et ma toon selle tähelepanu tegelikult sellele, mis on tegelikult oluline, sest hirmu vältimise strateegiateks on ju asendustegevused, siis tervikpildi puudumine, see tähendab seda, et ma tegelikult keskendun niisugustele rööprähklemistele ja siis on tegelikult soov kontrollida, kontrollivajadus, see tähendab seda, et seal on see negatiivne perfektsionism, neurootilisus, et ma nagu ei tegutse sellepärast, et ma nagu püüan nagu kontrollida seda kõike, on ju.
kusjuures see sõna võimalus juba on minu meelest hästi oluline siin, et ma tean, ma olen ise nagu teinud seda, minul on olnud ärevusega probleeme ja siis ma ükskord taipasin, et no ja siis ma tegelikult ise nagu panin endale väljakutseid nagu, et ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ongi see, kuidas mind aitab ja ma võtan seda kui võimalust või väljakutset. Et noh, et see ei ole mingi halb asi, vaid hea asi. Ja see nii õudselt aitab sind, et see tegelikult nagu on nii oluline, kuidas sa nagu mõtled sellest. Et noh, sa ütlesid ka nagu näe need võimalusi või et näiteks, et kui sa hakkad seal kirjutama, vaatadki välja, mis mul siis tulid need takistused, aga mida sa saad siis teha, et seda takistust ületada? Sa ei pea ju kohe hüppama, ma ei tea, üle kõige suurema takistuse, on ju. Vaid ongi väiksed asjad, et mis sa täna saad ära teha, mis sa homme saad ära teha, on ju. Ja just see ka näiteks, et miks sa siis kogu aeg edasi lükkad, et see, et aega ei ole, noh, me kõik teame, et meil on kõigil üle palju aega, on ju. Aga see on nii mugav, on ju, või et ütled, et oi, täna ma olen ikka nii väsinud, täna ma ei saa, on ju. Okei, aga homme, mis sul vabandus on ju, et võib-olla ka märgata seda, kui sa kogu aeg vabandusi leiad. Aga ikkagi hell olla selle juures enda vastu. Et see ka on ju, me oleme nii karmid. Aga ja võib-olla üks asi ka, mis sa siin välja tõid, on ju nii tähtis, kellega sa ennast ümbritsed, et noh, tõesti me ei arva, et kõik lähedased inimesed tuleb nüüd kõrvale lükata, on ju, aga sa võid kas või lisaks, vaata, miks on ka nii tähtsad need väiksemad grupid ja noh, naisinvestorite klubi ja üritused ja nagu hakka siis otsima neid mõttekaaslasi ja see on ka see, miks nagu minu väikestesse gruppidesse inimesed tulevad ja nad ütlevadki, mul ei ole kellegiga rääkida sel teemal, noh, ja paljud ei teagi, me ei ole harjunud rahast rääkima, on ju, ma kohe näitan uus toode, räägiks rahast, on ju, miks me tegime kaardid, et siin ei ole mitte midagi keerulist, see sobib nagu igaühele. Aga noh, ongi, me ei hakka muidu niisama toidulaua ääres või nüüd jõululaua ääres rääkima rahast, on ju, aga mängiks kaarte näiteks, on ju. Noh, ma ei tea, need ei ole ju mingid sellised, ma ei tea, patused kaardid, mul tuleb kohe meelde, et kunagi osad ütlevad, et ei kaarte mängida jõulude aegu. Aga no tegelikult, need on nagu, et vestleme, ühine tegevus, on ju, nagu muu hulgas, seal ei ole mitte midagi keerulist, seal ei ole ka mingi rahakotti vaatamist, aga et see muutuks nagu tavapärasemaks, sest et kohe, kui inimesed hakkavad natukene rahast rääkima, siis tuleb välja, ma sain teada, keegi ka juba mul sõbranna ammu tegelikult investeerib, on ju, aga me pole kunagi sellest rääkinud, on ju. Et me tegelikult ei teagi, kes, noh, mõnes mõttes, kes me ümber ka tegelikult on, on ju, või kus see nagu võiks olla. Ja sa ei pea ju kohe tõesti lendama peale, et kuule, kas sa tahad finantsvabaks saada või? Noh, võib-olla ehmatad ikka päris palju inimesed ära, on ju, et ei pea tahtma. Et kas sa tahad rikkaks saada? Ja see on veel nii halb asi, et kas sina võivad siin miljokaks saada või kus sul tuleb see? Ausalt kindlasti ei tule. Noh, kohe tuleb nii palju uskumusi siia kõrvale. Aga et nagu tasapisi, et ega see ei peagi nagu niimoodi olema, et noh, ja algul leiad ühe inimesega või tule siis gruppidesse, on ju, selleks need on, on ju. Ja seal ka ei sunnita sind rääkima nagu rohkemas, kui sa valmis oled, on ju. Aga seda ma olen ka nii palju näinud ja samamoodi mentorluses olen näinud, et kui inimene räägib, on ju, saad aru, midagi huvitavat oli siin, on ju. Oligi mingi piirav uskumus, mingi selline arvamus endast, on ju. Ja siis ma lasen nagu ära rääkida ja siis pärast nagu võib-olla ütlen, et kuule, mul nagu torkas see silma, et mis sa arvad nagu sellest, et see on see kõrvalt inimesed võivad märgata, on ju, et ja noh, grupis võid ka märgata, siis muidugi teiste ees ei hakka, aga pärast näiteks olen küsinud, et kuule, et kas sul nagu arvad nagu niimoodi endast või et miks sa nii karm endaga oled, see on hästi tihti tegelikult teemaks, on ju, et me nii õudselt nõuame, et ettevõtja ka ei pea olema kohe täna nagu edukas, et mida mina olen ka näiteks nagu tähele pannud, õudselt raske on see, et kui siin on, et äkki tulevad kõik tellimused homme, on ju, aga siis on, ma tegin nii ilusa toote valmis, on ju, et miks nüüd kõik ei torma ostma, on ju, ja sa kogu aeg nagu ootad seda ühte nagu mingi tullu breakthrough'd, on ju, ja miks nüüd nii aega läheb, on ju. Aga siis aitab ka see, kui sa tead, et tegelikult lähebki nagu aega, on ju, et kui keegi ei tea, et mikroinvestor on olemas, siis nad ei saa mu toodet, on ju, osta, et noh, ja see võtab aega, see toimetamine, et ja sellepärast ettevõtlus õppes või ettevõtluses räägitakse ju sellest, et tegelikult iga 5. toode või teenus on edukas, et muidugi me võime öelda, et see võib-olla piirav uskumus, aga peab olema valmis selleks. Teinekord õnnestub kohe esimesel korral, näiteks minul ka esimene projekt õnnestus ülihästi, minu arust sellest ka, see oli ka see mentorprogramm eneseteo ettevõtjana, ja et see oli üliedukas ja aga igal tootel või teenusel on eluiga ja mina vaatan näiteks koolitusäris raamatute puhul on ka umbes 2 aastat. On see, et kus kohas siis toode või teenus väsib ära ja siis on vaja uuendust. Ja minu jaoks on olnud ettevõtluses see nagu kõige suurem väljakutse,
et sa pead kogu aeg kohanema, sa pead turuga kohanema ja sa pead nagu mõnes mõttes kogu aeg turundama ja müüma, on ju. Ja teinekord ongi, mind on näiteks väga aidanud see, et iga 5. toode või teenus on edukas, et kui see üks ei ole, okei, Sirle, et oled kogemuse kätte saanud, väga äge oli, aga võtame nüüd õppetunni ja lähme edasi, teeme nüüd selle õppetunni pealt midagi uut, on ju. Ehk siis tegelikult sa kogu aeg katsetad, proovid, on ju, et mõnes mõttes ettevõtluses ja ka investeerimises on ju, kehtib see vanasõna, et ära hoia kõike munasid ühes korvis, on ju, et see on mõnes mõttes väga hea selline nagu vanasõna, on ju. Ja samamoodi sa ei tea, millal hakkab minema, et seesama, üks raamat, mida sa oled ükskord ammu võib-olla kirjutanud, võib korraga lendu minna või hakkavad koos hoopis mingid asjad toimima. Et mulle tundub, et seal on ka seda perfektsionismi või nõudlikkust enda suhtes, et kohe peab kõik nõudselt edukas olema. Ja siis tuleb jälle see, et kõik tehed on ju. Ja. Nii, Triin küsib, Sirle, mis on sinu suurim hirm ettevõtluses olnud ja kuidas sellest üle said? No raamatu kirjutamisel ma sain teada, et mul on olnud ikkagi alateadlikult hirm edu ees. Ehk siis, et ma olen kuidagi idealiseerinud ära selle naise rolli, mis on tegelikult ebaõnnestumise hirmu üks osa on perfektsionism. Et mul on olnud see edu ees ja ma sain sellest aru nii raamatu kirjutamisel kui ka tegelikult varem, et ma tegin ühes, ma olen holistiliseks terapeudiks õppinud, aga ma ei ole praktiseeriv terapeut. Ja seega siis ma mäletan, et ma olin ühel retriidil, kus kohas ma tegin sellist harjutust, see on juba kuskil 6-7 aastat tagasi, et millist rahasummat olen ma valmis vastu võtma ilma, et ma tunnen piinlikkust või sellist, et ma ei ole kuidagi seda väärt. Ja mul oli, kui ma tegin seda harjutust, seal on niimoodi, et see hakkas vist kas 100 krooniga või tähendab euroga või midagi niimoodi hakkas pihta hästi väikestes summades. Ja see oli selline tore meditatsioon, ma mõtlesin, et ma otsin selle üles ja võib-olla ma panen ka enda sinna sellesse koolituskeskkonda selle üles, et see oli nii võimas kogemus. Ja minul oli kuskil 1000 eurot oli see piir. Ja peale seda siis oli see, et ma tundsin et ma kuidagi et ma olen tunnen võlgu, et ma peaksin veelgi enam kuidagi midagi pakkuma ja ma ei ole kuidagi seda väärt. Ja siis ma hakkasin analüüsima oma neid projekte ja oma palgatööd on see, et ma alati valisin projektid, kus kohast tulu oli 1000 eurot ja palgatöö on ja üle selle oli kuidagi, et ma ei ole ikka seda väärt, ja või siis näiteks, kui oli mingi projekt oli üle 1000, siis ma pakkusin kliendile allahindlust ennem, kui ta küsis seda, et mingid niisugused lood, et mõnes mõttes jah, et see on ebaõnnestumise hirm ja edu ees hirm on seal on jah. Siis ettevõtluses mul on olnud, kuna ettevõtlus on hästi selline seal on hästi palju võimalusi, et see alguses, ettevõtlus on selles mõttes huvitav ja ma arvan, investeerimises täpselt sama, et alguses sa ei näe mitte ühtegi võimalust. Kuidagi, et ühtegi ideed ei ole, ühtegi aktsiat ei ole, et ma ei tea, kõik kuidagi langeb ja et ei ole. Ja siis, kui sa lähed sinna sisse, siis ühel hetkel sa näed niimoodi, et nii palju võimalusi, et sa ei suuda ma ei tea, sul tekib, milles ma raamatus kirjutan, analüüsi halvatus, see on see hirm ilmajäämise või paremates valikutes ilmajäämise ees on ja see on FOBO, nagu nimetatakse inglise keeles. Ja see on küll mind mõjutanud selle läbi, et ma olen tegelikult natukene käibelõksus olnud, see tähendab ettevõtluses seda, et näiteks, et ma olen tulnud olen jalutuskäigul, mul keerleb mingi idee peas ja siis ma tulen mingi ideaalsele domeeni nimele ja siis ma seal jalutuskäigu ajal juba ostan selle ära ja siis ma päev hiljem mõtlen, et oli seda vaja, on ja Sirle. Ma olen mõnes mõttes veebimajutuse selline kuldklient, kes on lihtsalt sari domeenide registreerija olnud. Tänasel hetkel ma teadvustan seda, et selle raamatu kirjutasin, kui ma seda FOBOt analüüsisin, siis ma sain aru, et ma küll ei ole
mul ei ole küll hirm olnud selles, et ma nagu ei ole tegutsenud, aga mul on olnud vastupidi, et ma olen hästi impulsiivselt tegutsenud, et kus kohas jah, et ma olen domeene registreerinud, siis ma olen muidugi koolitustel osalemised, mida ma ei ole osalenud, aga just nagu see domeenide registreerimine minul on küll olnud selline ja ma olen mingi koduleht juba valmis teinud ja siis ma ei ole neid avaldanud, sellepärast et tegelikult sinna taha seda ärimudelit kui sellist ei tule. Et see on nagu see hirm, et nüüd ma ei tea, et 1,3 miljonist inimesest kindlasti keegi tuleb täpselt samal hetkel sellele mõttele ja juba registreerib selle ära ja mina sisuliselt jään nagu edust ilma, on ju. Et selle hirmu puhul ongi see, et tänu selle raamatu kirjutamise ma teadvustan seda ja ma ei registreeri enam tõesti nagu ennem, kui ei tule äriplaan ja ärimudel sinna taha, ma ei registreeri mitte ühtegi domeeni. et see on küll, siis mis mul veel on, et ma praegu siin silmadega käin üle. Kindlasti mul on olnud nagu ebapiisavuse tunnet, on ja et ma olen päris kriitiline enda suhtes, aga seda on ka nagu vähemaks jäänud tänu teraapiaõpingutele, et ma olen nagu nende uskumustega hästi teinud, aga muidugi, millest me ei ole siin rääkinud, siis ma sellel aastal põlesin läbi koolitajana ja läbipõlemist mina ütlen, et ettevõtjad sellest väga vähe räägitakse ja teadusartiklid ka ütlevad, et väga vähe räägitakse ettevõtjate läbipõlemisest. Aga näiteks mina avastasin koolitajana ennast sellel aastal selles olukorras, et ma ühel hetkel ärkasin nagu mõnes mõttes ülesse ja tundsin, et ma ei tea, miks ma olen ettevõtja. Miks ma olen koolitaja, miks ma olen ja seal nagu hakkas ka ja see impulsiivne käitumine oli see, et ma äärepealt oleks kustutanud kõik oma koolitused ära, mida ma olen sadades tundides nagu üles filminud, ehk siis siinkohal soovitus, et need, kes tuvastavad, et nad on läbi põlenud, palun ärge nagu lõpetage oma asju ära. Ehk siis mulle tundus, et ma hakkangi, ma ei tea, copywriteriks või ma hakkan tegelikult, ma ei tea, kujundama flaiereid ja mulle tundus, et see koolitusäri on täiesti mõttetu aga tegelikult ma olin täiesti läbi põlenud, aga läbipõlemist minu arust ei saa ennetada, et ma julgelt väidan seda, sellepärast ettevõtjad lihtsalt on niivõrd kirglikud ja eriti kui on mikroettevõtted, nad on nagu, ettevõte on neile nagu oma beebi ja nad ju põlevad selles tegutsemistuhinas, et seal peab olema tegelikult see meelerahufond või see reserv, et kui sa ühel hetkel oled läbi põlenud, ma ütlen, et see kestab, võib-olla erinevatel inimestel erinevad, minul oli umbes 6 kuud, see selline, kus kohas ma ei suutnud tegelikult aru saada, miks ma üldse ettevõtja olen, vaatasin juba töökuulutusi ja kõik oli mõttetu. Ja siis lihtsalt puhkad ja siis ühel hetkel hommikul ärkad ülesse ja saad aru, et issand, kui palju võimalusi ja nüüd ongi, miks ma tegin, ma teen väikest reklaami ka, et muidugi need, kes vaatavad 2023 seda salvestust, et siis peavad aasta veel ootama, et ma hakkan tegema aasta alguses nagu väljakutset, äriplaan 2023, äriplaan iseendale või väljakutse 2023 ja ma teen ise ka selle äriplaani, ma hakkangi iga aasta tegema siis endale ka äriplaani, et näiteks see aasta ma olen 6 aastat olnud koolitaja ja ma kirjutan jaanuaris koos teiste inimestega äriplaani koolitusettevõtjana ja ma ootan seda põnevusega, sellepärast et millised võimalusi sealt tuleb ja see miks ja see uudishimu on uuesti nagu tagasi tulnud ja seda võiks tegelikult iga aasta teha, et võttagi nagu aasta alguses aeg, et kirjutada jällegi oma äriplaan üle, sest ärikeskkond muutub, Ja mina olen sarnaselt mõelnud, ma teen aeg-ajalt nagu selliseid strateegiapäevi ise
et mõtled uuesti, sest nii palju muutub vahepeal, et see, mis ma ennem mõtlesin, see ei ole enam nagu, et vaatad nagu üle, värskendad selle, aga tegelikult selle läbipõlemisega on hästi põnev, et mul käis külas ka tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelma ja rääkisime sellest just, et tegelikult nii suur oht on, kui sulle meeldib nii väga su töö, et sa võidki läbi põleda. Et aga siis sa pead lihtsalt ka teadlikult rohkem puhkama ja jälgima ennast, sest et võimegi liiale minna ja samamoodi meil on ju ka Triinuga tegelikult, kes meil siin just küsimusi küsib, teeme väljakutset ettevõtjale, seal me oleme ka üks teema, mida me hästi palju oleme rääkinud, ongi see, et puhkama peab ka, et ma olen avastanud, et mina ei oska ka puhata, et mul on alati puhkamine olnud reisimine, et sa teises keskkonnas, siis sa nagu pead puhkama, on ju. Aga et kuna me majaehitusega seoses ei reisi praegu, siis on nii raske, ma ei leia nagu asendust, et ikka ma tahan nagu teha. Ja mul on praegu ka, mul pidi tänasest, ma mõtlesin, ma hakkan puhkama, on ju, okei, natukene lükkus edasi, on ju, aga ma juba tean, ma tegelikult olen juba endal lubanud, et mul on mõned huvitavad koolitused vaja järgi vaadata, videod ja eks ma natuke Instagramis ikka tahan midagi teha ja jagada, on ju, et ma juba olen ise endale tegelikult mingid vabandused välja mõelnud, tegelikult ma tahan mingeid asju teha. Aga ma arvan, et kui ma seda teen natuke, ikkagi puhkan ka, et siis äkki ei ole nii hull, on ju. Aga just see, et nii põnev on, et siis sa nagu unustad ennast tegelikult siia ära. Aga mul tuli üks mõte vahepeal veel, mis me siin rääkisime FOMO-ga seoses, see hirm öelda ei, et miks tegelikult meil on nii raske ei öelda, sest sa nii kardad, et kohe, kui ma ei ütlen, äkki sealt oleks tulnud mingi eluvõimalus, on ju. Et investeerimisel on hästi palju FOMO, on ju, jään ilma, me unustan, tõesti siis, kui see tunne tekib, see on selline tunne, et ma jäänud neist aktsiatest ilma, aga aktsiad ei kao nagu tegelikult kuskile, on ju. Et see, et seal ma ei tea sentide viisi, natukene paar senti rohkem maksad, eriti kui väiksed summad, see ei loe mitte midagi, aga tol hetkel see nagu maailma lõpp, ma jään ilma, ma ruttu pean ostma nagu need mingid allahindlused on ju kuskil. Et eks see kõik on, et sa pead märkama ja siis sa arvutad läbi, et mitmest nagu eurost siis jutt käib, vahest on mingid sentidest tegelikult. Ja ma olen selles blogis ka kirjutanud, et vahest ma tahan saada soodsamalt 1 sendi, ise ostan, ma ei tea, 10 aktsiat, on ju, mingi 10 sendist sai jutt, on ju, aga kui maailma lõpp, nüüd ma pean selle saama soodsamalt, et siin on jälle see hirm taga, on ju, et just see märkamine on väga oluline. Jah, märkamine tegelikult nii investeerimises kui ettevõtluses on see, et pane konkreetsed numbrid paberile, on ju. Ja siis näed, et tegelikkuses see olukord on, mõtled, et okei, et kas ikkagi on vaja nii neurootiline olla nagu selles olukorras, on ju. Et mis nüüd juhtub, on ju, aktsiad on ka otsa siin vahepeal, on ju, tavaliselt mingi väga erandlik peab olema siis, on ju. Aga sel hetkel on selline tunne, jah, et see jääb kõigest ilma. Aga meil on tegelikult tund juba täis saanud ja ma tahtsin lõpetuseks võib-olla ma annan sulle ka. Vist mingid chatis on veel midagi, vaata, kas... Küsimusi ei ole, aga Tauno ütleb, et ta juba ootab sinu väljakutset. Ja tuleb. Kohe on ju jaanuari alguses oli see 9. või? Jaa, 9. jah. Mul on umber õige. Aga ma tahtsin öelda, et kes tahab Sirle raamatut, et siin me jõudsime väga vähe hirmudest rääkida, aga saite, ma arvan, ikkagi päris maitse suhu, et mis siin räägitakse. Et see on väga praktiline ka, et kui te ostate selle ja kasutate mikroinvestori sooduskoodi, mis ongi mikroinvestor, siis oli -10%, on ju, sellelt paberkandja raamatult. Et siis Sirle poes saate osta akanettevõtjaks.ee. Just, et ja praegu on kuni 31. detsembrini on soodushind, et selles soodushinnas siis veel -10%. Et ja muidugi ka uuel aastal jätkub see allahindlus, aga et siis alati tuleb vaadata seda hinda, mis seal on. Et igal juhul ma ütlen, et alguses ma jagasin ka, et minul endale ka, et on üks raamat, kus kohas on mingid asjad alla joonitud ja sellepärast, et jah, et see on isegi kihiline raamat. Ja ma praegu tegelen ka selle tõlkimisega inglise keelde, et ma teen niisuguse esimese katsetuse hirme trotsides panna selle ka Amazoni müüki. Et see on niisugune eneseületus ka, et sest tagasilükkamise hirm on ju suur. See tundmatus ja kõik, on ju. Just. Aga just, mis sa nagu välja ka tõid, et miks see on selline raamat, mis võiks sul kodus olla, et aeg-ajalt uuesti vaadata, et mina küll juba mõtlen, et varsti tahaks uuesti vaadata, esiteks ma tundus ma kiiresti nagu vaatasin, aga et erinevad hirmud võivad kõnetada, kõik korraga ei saa sind kõnetada, on ju, või et
noh, mingi hetk mõtled mingi asja peale, mõtled, et oota, lähen vaatan, mis sellega nüüd oli, et äkki see oli see ja mis siis võiks aidata või et noh, sa ei saa, ma arvan, et ei pea ju kõiki harjutusi järjest läbi tegema, on ju, mis sind ei kõneta tol hetkel võib-olla, aga et siis vaatad, et mis seal harjutus siis oli, et äkki nüüd tasuks ära teha, et mul jäid ka mitmed harjutused ootele praegu, et tuleks asi läbi teha. Väga hea. Aga küsimused vist saime vastatud. Tahad sa Sirle veel midagi lõpetuseks öelda? Ma väga tänan selle väga mõnusa vestluse eest, et Mariniga on alati see, et meil nagu tekib selline vestlus, et selles osas on nii äge sinuga, noh, meil on nüüd teine kohtumine, zoomimine, aga jah, et alati on hästi, noh, on tore olnud, et ja muidugi uueks aastaks, uue aasta ju märksõna on alati eesmärgid, et siis hirme trotsides teha harjutusi ja eesmärgistada ja hirm lahustub ainult läbi tegevuse, et võib-olla see on selline lõppakord, et jah, et hirm, kui tegutseda, siis ta muutub saavutusmotiiviks, see tähendab seda, et ta hakkab motivatsioonina tegutsema, mitte takistusena. Ja miks see veel toimib minu meelest, mul on ka meeles see hirm lahustub tegutsedes sinu esimesel koolitusel, kus ma käisin, ma ei tea, 6 aastat tagasi, ma arvan. Ja see on mul siiamaani meeles ja see on sellepärast ka nii tõsi, et kui sa hakkad tegutsema, sul pole aega enam selle hirmu peale mõelda. Tegelikult ta läheb sul ikka kuskil see taustale, ega ta ei kao sul kohe ära muidugi. Aga siis sa oled nii sellega hõivatud, et sa tegutsed, noh, ta ei sega sind enam nii palju, et kui sa sellele ka liiga palju mõtled, siis ta tuleb sul ikkagi ka vaata hästi lähedal, et me küll ütleme, et teadvusta oma hirmu, on ju, aga noh, ära talle nagu nii palju ka võimu anna, et tema sul nüüd siin toimetab. Aga samamoodi aitäh, Sirle, väga põnev oli. Noh, hirmudest saaks tegelikult ikka lõputult rääkida, aga kõike ei jõua. Väga tore oli, aitäh, kes tulid ja aitäh, kes järgi vaatavad ja järgmise korrani ja eesmärke seadma nüüd. Jah, just. Ilusat aasta lõppu kõigile ja kohtume kas siis sellel aastal veel või siis uuel aastal. Nii et head eesmärgistamist. Ja häid pühi nüüd. Ja. Ja tehtud. Ja tehtud.